kas teie ostate vabalt peetavate kanade mune või kõige soodsamaid? Kus mina tean, mis seal on. Minu ükskõik, mida ma ostan. Peas mure on, mida hakkan vaatama. Oi, hea küsimus. Ainult valgeid ja vabalt kana, kasvatavad kanad. Ja minule on väga tähtis see. Ja ainult valged kanamunad. Pruuni ma ei söö. Aga miks mitte? No ei söö. Pole kunagi söönud. Pruuni koorega maitseb teistmoodi. Arvata võib. No õnneks täna saate ära värvida seda värvi, mida soovite. Just nimelt. Pigem vabalt peetavate kanade mune ikka, jah. Varasemalt ma kasutasin ainult vanaema mune, aga ikkagi vabalt peetavate kanade mune. Kuidas juhtub? Üldiselt on oma tuttav, kes toob mune. Mõlemad tuleb tegelikult, ei jälgi eraldi. Hetkel toodi maalt just mune. Puurikanadest kahju ei ole? Ei, kui vaatad seda, mida nad näitavad telekas, siis muidugi on. Aga jah, selle peale ei mõtle igapäevaselt ju. Loomasõbrad kutsuvad üles järgima ostukorvi sattuvate munade päritolu ja jätta puurikanade munad ostmata. Nemad ise külastasid täna aasta eest puurielust päästetud kanakarja. Meil on hästi hea meel olla täna külas siin puurikanalast päästetud kanadel, kes said teise võimaluse ja kes muidu oleksid siis tööstusfarmist viidud hukkamisele. Täna nad siblivad siin ringi, nokivad porgandit, naudivad elu ja said võimaluse, teise võimaluse, mida ma arvan, et me kõik tahaks, et oleks rohkem elus. Nad hindavad väga vabadust, nad teavad, mida nad tahavad, sest kui ma hommikul tulen neid välja laskma, nad kõik tahavad nii väga välja saada, siis ma teen selle ukse neil lahti ja nad kõik plahvatavad välja. Perenaine eristab erinevate lindude iseloomu ja on lumatud, kuidas teineteisele uusi oskusi ja teadmisi õpetatakse. Nad teavad, milline on see kaus, kus nende kõige maitsvam toit on. Et kui ma tulen alati ühe konkreetse maasikate pildiga kausiga, siis nad teavad, et seal on alati see puder sees, mis neile hullult maitseb. Enamus eestimaalastest on kanade puurispidamise vastu, ent 80% müügil olevatest munadest on meil just puurikanade munad. Loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud loomad esitas selle aasta alguses Riigikogule petitsiooni kanade puurispidamise keelustamiseks. Kui vaadata, kuidas nad lahendavad erinevaid mõistatusi, leiavad peidetud toidupalu, mis kõik veel, siis ma üldse ei välistaks seda, et mingi mälestus neil võib olla, kas või sellepärast, et kui nad käituvad veidi hirmunumalt, kui tavaline lind käituks, kes ei ole kunagi puurikanalas olnud, tundub, et midagi neil muidugi võib olla. Ja ma arvan, et üleüldiselt elus võibki olla nii, et kanu ei tasu üldse pidada rumalaks linnuks, kellest ükskõik kuidas nad elavad, eks ju. Nad on targad linnud, nad tunnevad rõõmu, nad tunnevad kurbust, hirmu, mis kõik veel. Ja need on asjad, millega tasub arvestada.